Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervist. Just ütleme siis pool tundi sai läbi Jaapani ralli. Jaapani ralli võitis Sébastien Ogier, kes võttis maksimaalselt 35 punkti. Teine oli Elfyn Evans, kolmas Sami Bajari, neljas Ott Tänak, viies Roa Munster, kuues Kalle Rovanpera ja sealt edasi tulid juba ralli 2 masinad. Ja loomulikult võtame selle asja rottu. Roland Poom on meil siis seekord kõnega. No ma ise sel korral, ma arvan isegi Gunnar Leest annab sulle andeks, et sa siin kõned oled. Ma saan aru ikkagi suur isadepäev ja ei olnud sellist südant, et sealt kodust ära tulla, et see on vist väga ilus ja aus. Jah. No jah, ma arvan küll, et seekord nii. Ehk siis pereseltsis natuke rohkem aega täna toimetada. Aga jah, ralli oli vägev või? Võtame, kuidas me selle kokku võtame? No me ütleme nii, et see viimane päev oli vägev, et tegelikult see mõnes mõttes isegi kahju, kui hakkasid mõtlema, et võtsid eelnevatel päevadel ka vihma tulla, et see vihm tegi ikkagi natukene lõi kaarte sassi, aga võtame, et lähme teeme sellist meie klassikat, kuna kõige tähtsam asi, mis siin hetkel on ikkagi MM-sarjas toimuv. Meil on maailmameister veel lahtine, 3 meest võivad sinna selleks veel saada. Ott Tänak siis peale seda 3. kohta enam mitte, siis lähme nii täitsa MM-sarja järjekorras, võtame need mehed läbi, võtame, mis nad pühapäeval tegid, anname nädalavahetuse eest neile hinde. Ja siis ka muud jutud, et siin, kui on küsimusi tulnud, siis ma võib-olla torkan mõned sinna vahele. Ja kui Kaspar Ruusil õnnestub Ott Tänakuga ära rääkida ja siis ta võib-olla ka liitub meiega, nagu ikka meil tavatus on olnud, et eelmistel päevadel ta õnnestus liitud äkki ka täna, aga pead ei anna. Et kes siin on suured Kaspar Ruusi fännid, siis peate ootama ja vaatama, kas Kaspar Ruus saab kohale või mitte. Aga MM-sarja üldliider jätkuvalt Elfyn Evans 272 punkti, Ogier 269, Rovanpera 248. See on siis see asi, kus me minema hakkame. Elfyn Evans oli justkui võimalus täna viimasel katsel kas või see 1 punkt sealt ära röövida Ogier'lt, kokkuvõttes siis 2 punkti, aga 0,096 punkti või sekundit, 0,096 sekundit ei puudu punkti katse esikohast. Ja ta tegelikult päris sümpaatselt võttis selle kokku ka, et tegelikult tegid head ralli, aga see Ogier on ikka nii kindel ja hea mees, et erakordne mees lihtsalt, et oligi keeruline. Et ütles, et Evans ütles, et tulime siia võitma, aga läks nii. Aga ega mitte midagi nagu otseselt ei saa ette heita mehele ka. Et tal oli täna, muidugi Evansi hooaja võib-olla võtab kõige parem kokku see linnakatse, see Totter linnakatse, mis sõideti 2 tükki niimoodi järjest, et autod segamini ja seal Evansil õnnestus kraaviski ja ikka selles mõttes kraavis sügavalt läbi sõita. Ütleme, aps oli umbes samasugune nagu Fourmeau tegi, kõvasti suurem aps, kui oli Kalle Rovanperal, kõvasti suurem aps, kui kellegi teisel ja mitte midagi, lihtsalt tee peale tagasi, paneme edasi ja lõpuks siis ralli teine, pühapäeva arvestuse teine, punktikatse teine, et võttis siis 25 punkti ja ma ei teagi, kuidas seda ja sina seda Evansi nädalavahetust või pühapäeva võtta ise kumba eelistada esmalt kokku võtad? No tegelikult ju üle ootuste hea, tõesti üle ootuste hea, sest kui me ikkagi neljapäeval hakkasime seda asja kuidagi läbi mõtlema, et mis siin tulla võiks, siis kõige loogilisem lahendus oli see, et Evans sõidab tegelikult ikkagi seal poodiumi piiril, aga selgelt aeglasem ikkagi kui Ogier ja heal juhul võiks poodiumile sattuda. Aga see, et ta tegelikult ikkagi puhta sõiduga 11,6 sekundit Ogierist taga peab ainult kiitma, et ma tõesti ei arvanud, et ta siin Jaapanis nii hästi hakkama saab ja nii lähedal Ogieril püsib, et müts maha.
aga eriti lahe muidugi, no mille üle minul on kõige parem meel on see, et viimasele etapile minnakse ikkagi nagu sisuliselt nullis, et seal oli, mis see 3 punkti oli või? 3 punkti tõepoolest, jah. Et no see on ikka rajult lahe. Aga ei, kokkuvõttes võtame siis kokku, rääkisin üldiselt Evansi ralli väga, väga tubli, väga lahe ja päev, noh, jah, ma arvan selle see väike, ütleme, rajalt väljakäik, selline mõnus, noh, korraks sai siis pulsi ka üles, et kaua ta ikka siin tee peal sõidab, vahepeal peab juhtuma ka natukene midagi, ta juhtus siis nii paljugi. Ega ta selles mõttes, et noh, see vihm on nii palju natuke nagu segas kaarte ja natuke seganud ka, et ega ta täna kordagi Osieele nagu lähedale ei jõudnud, et tal ainus asi, mis korraks tundus täitsa seal esimesel katsel, et kui ta päeva esimesel kiiruskatsel põrutas selle haiged aegu, ta oli justkui metsik ja edu oli selle Osiees sel katsel ja siis korraks ei tunne küll, et oot, äkki Evans tuleb. Aga siis on tunne, et seal vist läks, kus Fourmeau oli pool autot maha jätnud, et ta vist võttis seal natuke korraks hoodu maha ja siis oli selge, et sealt ta raotas aega ja päris võitluseks ei läinud. Aga noh, ma ütlen, et peab ütlema selles mõttes, üritas, et selles mõttes, et ta oleks võinud ju, no ei olnud seda, et võtan vähe riske ja lasen, et seal lasta läheb, et nagu nii Osieele vastu ei saa. See mees ikkagi läks MM-tiitli järele, aga noh, ütleme nii, et asfaldi ralli, vihm ja no seal see on see koht, kus tegelikult vist see Osie on ikkagi maailma parim jätkuvalt. Ja selles mõttes, et see 10 sekundit maailma parima mehega sellistes oludes, see ei ole laidu väärt. Absoluutselt mitte, seda ma räägin just et kuna veel on Ogier on ees, siis on kõik hästi ja kui sa rääkisid esimene katse, et siis 0,8 vist oli see vahe, et Evans suutis tagasi võtta, siis teisel tõesti. Minu meelest teisel katsel lõpus Ogier ütles, oli nagu juba, et seal ei ole varianti, et see tuleb ära võita. Ütles, et emake loodus peab meid natuke hoidma, et asi ei oleks nii nagu Paraguay's, et nad peavad selle päeva võitma, nad peavad selle ralli võitma. Ja minu meelest teises katses peale kuidagi jälle see ütleme see nagu Paraguay finišiski Seeb ütles, et ma võidan selle tiitli see aasta, siis minust pärast seda kommentaari, pärast tänast teist katset, siis mul oli ka see, et okei, ilmselt Seeb võidab, et nagu ta teeb kõik selle nimel, et see võita, et Evansile ilmselt seal nagu liiga palju ei jäeta ja noh, nii läkski, et selles mõttes ma räägin, et tänane päev oli nagu lahe show, et kõike tehti, sõitjad pakkusid üliägedat emotsiooni ja isegi Evans, isegi Evans, kes on, ma lihtsalt ütlen, kes muidu läbi ralli 19 kiiruskatset oli finišis intervjuu oli selline quite okay ja siis üks lause ja minema, siis nüüd, kui see ralli läbi sai, ma mõtlesin, jääbki rääkima, et seal rääkis, et jah, et bla bla bla, viskas seal nalja, rääkis Seebist, noh, ta läksin seal tõenäoliselt umbes, intervjueerija juba oli okei, et kuule siin teised hakkavad tulema, et tal kogu see jutt oli ikkagi sees, et oligi it's all about business, ma siin mingile mölale jamale ei, ma keskendun. Ja keskendumine peaaegu. Anname hindamissüsteem, tuletame meelde. 5 väga hea, 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav ja nii on. No Seeb oli ilmselgelt 5. Ei, Evans on tähendab meil praegu, mitte Seeb, Evans. Andsime ära juba Osierile või? Ei, Evansist alustame, lähme MM-sarja punktide järgi. Okei, kurat, kell on nii varajane, ma räägin siin. Evans ega tegelikult ei taha nagu olla 5 anda, sest ta tegi ikka ülihead tööd ja üle oodust head tööd, et selle pealt annaks seda head hinnet, aga no kuna võtame siis selle, et võib-olla täna ikkagi paneme siis väikse miinuse taheta, vahet ei ole, et ralli teine oli, aga täna oleks ikkagi võinud võtta siis pühapäeva või Power Stage'i punkti nii-öelda Ogieri eest, et siis paneme 5 väikse miinusega ja minust on väga hästi. Jah, kusjuures mul oli ka, minu peas oli kirjas 5 miinus, et siis on täitsa õige hinne. Number 2 mees MM-sarjas 269 punkti, Evans siis 3 maas, Sébastien Ogier, noh, ega siin ei ole mitte midagi rääkida, et tuli nägi ja võitis maksimumi, et selles mõttes päris hea töö oli, et ma ei teagi, et tal oli minu meelest tänane hommikune katse võttis jälle hommikune, noh ma ütlen hommikune, siis tänane esimene katse võib-olla võttis kõige paremini selle tema asjad kokku, et seal ütles
ütles, et ma ratse alguses võtsin natuke, proovisin aru saada, millised need olud on ja siis sain rütmi ja paugutasin, et see oligi umbes see, et ratse keskel vaatasid, et teevad sa mingi 5 sekundit tagasi teinud katsega või 6 sekundit, et juba mõtlesid, et okei, et Ossier kutub esimese katsega, et ta tuleb siin, hoiab või mina ei tea, et põeb ja hoiab seal vihmatäes. Tegelikult lihtsalt see pool ratset, ma nagu vaatan, kuidas need olud on ja siis lajatas ja siis oligi täpselt see, et põhimõtteliselt selle ratse teise poolele võttis kõik selle alguses kaotada aja tagasi, et see, kuidas ta suudab nagu ratse käigus sättida niimoodi, et ma nagu pool ratset proovin aru saada, kuidas siin pidamine on ja siis ma tulen ja teen. See on täitsa ulme. Mul on tunne täpselt selles natuke kirjeldamatu selline manageerimine ratse peal. No sellest on täiesti omast klassist mees, ma ei tea ühtegi teist sellist. No täpselt, ega me võime hakata mikrovaatest peale või makrovaatest peale, et ta suudab katsete peal manageerida, kus kiiresti sõita, kus võib-olla veits tagasi hoida. Ta suudab rallide peal, erinevate rallidel, kas see ralli sobib paremini või teine ralli sobib paremini. Ja siis kokkuvõttes kogu hooaja peale suudab ta seda imeliselt seda tööd teha, et sealt on näha, kus need tiitlid tulevad. Muidugi peab olema tehnikaga ka olemas. Et me seda mäletame ikkagi Citroeni aastat 2019, kus ta ikkagi nägi ränka vaeva, et sellega kuskil olla ja lõpuks peaaegu oleks ka sellega kuskil jõudnud, aga lõpuks asja ei saanud. Et eks loomulikult kõik hakkab, et tehnika peab olema olemas, millega neid tiitleid võtta. Aga jah, see mees ikkagi väga selgelt teab, kuidas neid tiitleid ka võtta. Jah, siin ma ei tea, siin neid üle võrdeid võibki ainult lasta, et selles mõttes, et 0 viga oli kontrollitud sõit, see 11,6 selles mõttes on võib-olla petlik, et see oli kontrolli all, oli kogu see asi, et kui oli vaja, siis vajutas, kui oli vaja end tagasi hoida, siis hoidis end tagasi, et ta vist 20 kiiruskatsest võitis täpselt pooled, mis näitab ka tegelikult päris hästi ära ja eriti, eks ole, ta on see teiste läbimiste mees, et see on fakt, et ma arvan, et see 5+, kui on maksimumpunktid, et seda on sel hooajal juhtunud mõned korrad, aga iga kord, kui keegi võtab 35, siis see on ikka täiesti omast klassist. Absoluutselt. Ja just sa ütlesid, see kontrollitud, et see 11,6 on kontrollitud. Et tuletame meelde, esimese päeva lõpuks oli vahe 10, midagi. Teise päeva lõpuks oli 6, midagi. 6,5 äkki. Ja tänase päeva lõpuks 11,6. See näitab, et on kontrollitud sõit. Mitte ühtegi liigset riski ei võeta, hoitakse täpselt paraisagu sellist 10 sekundi vahet. Et iseenesest on nagu lahe analüüsida neid vahesid ja kui minimaalsed need vahed on ja täpselt kui kontrollitud see olukord kogu aeg on. Jah, et siis Ogier sama triki tegi ära sel hooajal ka Tšiilis 25+5+5. Sama triki ära tegi sel hooaja alguses Evans Rootsis 35 ja siis Hispaanias Kanaaridel Rovampera, et sellised 25+5+5 neid ikka on, aga mitte nagu ülemäära. Et tavaliselt ikkagi, seal lõpuks punkti katsel ikkagi natuke hoitar seda, siin Osier'l polnud midagi hoida, et sellest plaanis kõik lihtne. MM-sarja 3. mees. Siin on juba see hindamine on juba päris palju keerulisem. Kalle Rovampera 248 punkti. Tema siis, suur sõit läks sinna jäi reedesse. Ma ütlen, ma olen siin nii madamatta, et ma enne korraks mõtlesin, mis siin Rovaperal üldse juhtus reedel. Mul ei mõelnudki välja, mõtlesin, ei tule meelde, see mõtlesin pea on nii tühi, et aju on nii kinni lihtsalt. Aga väike see sõiduaps, sinna läks vedrustus, sinna läks 5 minutit ja tal oli täna 3 ülesannet või 2 ülesannet suurt. Esimene oli see, et 5. kohal olev Munster kinni saada, mis oleks talle andnud 2 punkti juurde. Ja teine oli see, et võtta pühapäevases arvestuses ja punktikatsel maksimum, aga ei saanud mitte millegi hakkama, et jäi Munsteri taha, ütleme sellise 10 sekundiga, oli pühapäeva 3. mees oli ja oli ka punktikatse 3. Et selles mõttes see võib-olla Rovampera tänane päev oli ikkagi kõva pettumus. Okei, seal on natuke need olud olid erinevad, aga Ogier ütles ka, et näed, et tundus küll olevat nii, et ühel katsel oli eestartida parem, teisel oli tagant, et lõpuks nagu tasandas ära. Et mul on tunne, et Rovampera nagu mingid
nagu mingi asi nagu puudu lihtsalt sellel rallil. Kui minu meelest eile, kui ka Kaspar Ruus kõnes oli, siis te arutasite, et Rovanpera tuleb ilmselt maksimumi täna võtma, aga ma kuidagi ei suutnud seda endale maha müüa, sest minu meelest oli nagu suht selgelt näha, et mehel on motivatsioon läinud niikuinii juba. Et kas teda huvitab enam see paar lisapunkti? No see paar lisapunkti oleks tähendanud seda, et vahetame siit ära, paneme juurde 4 juurde, paneme Ruus juurde 254 ja võtame Evansilt maha, ütleme, ta oleks selline sõidura tehtavam, et kui nüüd on vahe Evansiga on 24, mis ta on laias laastus Rovanpera, et tiitlit võita, ta peab ikkagi peab minema päris paljud asjad valesti, et tegelikult see vahe oleks siin olla 15, oleks ta, ja 15 on juba selline, et võtad Saudi Araabias kõik ära ja sul peaaegu, oled päris suure sammu või oled päris lähedal tiitlile, et see, et ta täna nii kehv oli, et sellega ma julgeks öelda, et tiitel läks lihtsalt. Jah, eks ta on nii, et kui vähemalt oleks ühe mehega võitlus, et siis oleks natuke teine teema, aga tegelikult jääb võitlus 2 mehega, ehk siis ühel võib ebaõnne olla, lootust on, aga seal on ikkagi 2 meest ees, et minu meelest ikkagi see tiitel läks tegelikult pärast seda sõiduviga juba, et see vähemalt see kukkus selliseks teoreetiliseks, et seal peaks nagu liiga palju juhtuma Saudi Araabias, et päriselt see tiitel võtta. Ma arvan, et eks ta oli nagu lihtsalt vaatas neid olusi ja ega need olud ka nagu ilmselt hommikul nagu väga ei motiveerinud, võib-olla ei olnud kord hea hommikusöök ka hotellis ma seda sitaga lasta jääda. Et jah, ma ausalt ei näinudki kuidagi, et tal võiks täna motivatsiooni olla, selles mõttes, et ma nagu ei lootnud, väga ei oodanud temalt tõesti liiga palju. No ma arvan, et see Rovanpera, eks ta on selline rahering vist, et MM-tiitel läks enda sõiduviaga ja kõik see tänased ülesanded, milled oleks võinud sinna selle ralli saada rahuldavaks või lausa heaks, siis neid ka ei teinud ära, et ei saa näpuga näidata, et see oli rahuldav ralli, ma arvan, et ta saab ise aru, et ei olnud. Ja, selles mõttes ma olen nõus, et võib-olla kui oleks mingi hooaja varasem faas, võib-olla saaks natuke paremat hinnet pakkuda, aga kuna see sõiduviga võttis sisuliselt tiitli hetkel, siis kahjuks üle 2 ei ole siit võimalik kuidagi panna, jah. Et sellega ma nõustun. Et võib-olla kuidagi müüks veel mingisuguse 3 maha kuskil hooaja alguse poole, aga praegu mitte. Väga stabiilne mees oli loomulikult Ott Tänak, et ralli 4, pühapäeva arvestuse 4, punktikatse 4. No Ott Tänakul oli tegelikult päris selline sündmuste rohke päev, et alustas päeva katsevõiduga, mis oli nagu täispauk kõikide arvestades, mis meil siin juhtunud on, et kus see nüüd tuli. Ja siis korrad saaksid arvutama, et mine sa tea, et äkki siit tulebki mingi 10 punkti. Aga siis ta oli täna ainus, kel läks ka ref ja sinna refi purunemisse radus selline ütleme 20 sekundit, et tõenäoliselt Ogier Evansiga ei oleks saanud võidu sõita, aga seal Rovanpera oleks siin küll ära võtta, aga peale seda, kui see ref läks, ma arvan, tal ei olnud ka suurt motti seal punases olla. Aga mis oli huvitav osa, muidugi oli see, et mis see Tänak seal viimase katse finišis ütles, et enne tänast vahetasid siis tada tifri ära ja auto muutus normaalseks, et läks nädal aega läks aega enam-vähem tiimil, et ja avastasid, näed, siin on see viga, et ütlen, et kui me esimesel 2 päeval, reedel ja laupäeval tavalistel katsetel, Tänak ei sõitnud kordagi 5 äkki, vist ei sõitnud kordagi, kui mu mälu nüüd alt ei vea, mida võib-olla veab, siis seekord, ma ütlen, alustas päeva katsevõiduga, täitsa hoopis teine mees. Aga ma ei saa aru, kes see nüüd nii kaua läks. Ma ausalt jäin ise sama mõtlema, et see tundus natuke tobe, et kui sa vaatad, et Formeau sõidab, on kiire ja tema kasutab teisi differentsiaale, et nagu miks siis mitte nii-öelda šnitti võtta ja katsetada ka, et kui üks mees sõidab, siis võib-olla peaks ka proovima äkki, et kuidas see nagu nii kaua aega võttis, et alles pühapäeval proovida või siis see list oli nii pikk, et mida tahaks kogu aeg ära proovida ja seetõttu see differentsiaal siis jäi nagu täitsa ralli lõppu proovimiseks, et
tundub, et ma ei tea, see on kuidagi naljakas ja tobe lugu minu meelest, et see auto sõidab teise diferentsiaaliga, et no see asi ei saa selles olla, et võib-olla lihtsalt nendes oludes ja selle rallil see auto sai sõitvaks tänu sellele diferentsiaalile, et vaevalt terve aasta selle diffri pärast pidanud maadlema, et pole seda alla pannud. See tundub kuidagi nagu huumori nurk olevat, kui see päriselt nii on. Aga jah, kokkuvõttes, mis me öelda oskame, ma pigem vaataks niipidi, et tulemus on okei, 3.20 kaotust on palju, midagi väga positiivset ei ole. Noh, sa mis asja, sa oled, vaata, sul ei ole head seda Andrew Wheatley geeni, see ju pani mingi see pani kohe, fantastiline ralli tervele Hyundai'le, otsin võitleb ja Fourmont näitab kiirust ja no kõik selline areng ja kõik on fantast, et no enam parem nädalavahetus ei saaks olla, vaata, see Wheatley on täiskuld, sul läheb ravima seda geeni vaja, sa ikka otsid siin ainult halba praegu. Ei, jah. See Wheatley on päris äge. See Wheatley on väga äge. Tegelikult on tõsi, et kui nüüd Hyundai'd üldiselt vaadata, siis minu meelest ka nagu Fourmont tõi nii-öelda päästist ära, Hyundai. Aga nagu Otti nii-öelda rallit siis hinnata, siis oli selline nagu ta oli. Aga ei Hyundai nagu tervikuna ju tegelikult oli ja pikemalt üllatav ju, sest me ei osanud oodata, et see auto kiiresti selle Fourmonts. Tead, ma siin toon, Peeter, väga head tööd tegi Peeter, ma nüüd pead ei anna, aga Peeter, ma kiidan, et seda võib-olla oleks sind ise kunagi välja otsida. Ta lihtsalt natuke ei mahtunud hinge sinu ja minu väide, mitte hinge, ma natuke liialdan, et selle Hyundai'ga saab küll, eks ole, sõita tegelikult, eks ole, esikohtadele ja asja, et me siin, et nagu oleks kohal. Meie meelest, et nagu selle vaatad siin punkte värk ja nagu oleks kohal, siis ta vaatas lihtsalt üle ainult tänaku selle hooaja, et mis on erinevatel rallidel juhtunud. Ma proovin sulle kiiresti ette lugeda. Monte Carlo, Hyundai ei liitunud asfaldil, et seal ei olnud, Toyotal ei saanud lihtsalt vastu, okei. Rootsi, tänatul jahutussüsteemiga probleemid, mis tõttu pidi tempos järgi andma, et mootorit hoida. Tehniline mure. Keenia, tänatu autol veovõlli probleemid, landis esikohalt 3. ja lisaks läks esilaus uduseks iganord, kui põhimõtteliselt veetakistusest läbi sõitis, tehniline mure. Portugal, roolivõimuga probleemid, kaotas 45 sekundit, okei, tehnilised probleemid. Sardiinia, amort läks katki, kuid ei mõjutanud tulemust liiga palju. Sulgudes ka rehve me praegu ei loeme Hyundai probleeme. Kreeka võitis küll ralli, aga pühapäeval jäi nullile, sest et käigurast ütles viimasel katsel üles ja et selles mõttes, et seal oli see, võib-olla mäletad, et autot vahepeal tuli lükata, sest tagur pidi jäiku ei juletud sisse panna. Okei, Eesti-Soome ei olnud erilisi probleeme. Paraguay, kojamehed ei töötanud, oli keeruline. Tšiili oli mootor lendas õhku põhimõtteliselt, eks ole. Ja siis nüüd Kesk-Euroopa, kus masin lihtsalt liikunud ja me ei olnudki võimalik esikohale sõita, eks ole, ja nüüd oleme, kus kohas me nüüd olime nüüd Jaapanis ja taaskord, masin oli selline, polnud võimalik esikohale sõita. Kui sa seda kuuled, mõtled, et täitsa perses või mis, Roland Pomm? See mõttes, et see oli nagu okei, et põhimõtteliselt kaks sellist rallit, kus ei ole tehnilist probleemi olnud, oli Eesti ja Soome. Ja seal olid see pisimured, et Eestis ta ei olnud rahul jõudlusega ja Soomes oli see, et esikohalt seda, Soomes oli see, et esikohalt startides see masin nagu ei toimi, aga see on juba teelotehnik, aga põhimõtteliselt igal rallil on mingi jama, täitsa, see on ju suurem jama, ei ole isegi väike jama, vaid suurem jama, see on ju, ma ei saa aru, kas see masin nagu nii ebavastupidav on, ma ei tea, õrn siis on see sõna, täitsa ulme ju. Ja kiidan Peetrit, et ta välja viitsis vaadata kõik. Super on ju, Peeter, aplaus. Natuke valesti, võib-olla selles mõttes jälle mõistis, et saab sõita küll ju, vaatame punkte, vaatame kiirust, saab tiitli peale sõita küll, et ma ei räägi siin tehnilisest seisust ja pidiprobleemidest, et ma räägin sellest, et selle autoga võimalik kiiresti sõita küll. Selle vastu ei saa keegi vastu vaielda, et ma kindlasti ei rääkinud siin tehnilistest probleemidest, nagu 2018 Toyotagi oli tükk sitta selles mõttes, kui me hakkame pisiprobleeme vaatama, aga tegelikult sai sõita küll kuni viimase etapini tiitli peale ikkagi.
noh, siin, ma ei tea, ma mõtlesin, alustan nõmeda naljana, et näed, Kaspar Ruus on ju meil tulnud eetrisse. Tere, Kaspar, kas sa kuuled meid? Nüüd tuleb see koht, kus testime, kas tehnika toimib. Mina teid kuulen, ma loodan, et te mind kuulete. Me kuuleme nii, et sa oled jälle vist oma maadilises Wi-Fis, et väga hatrid, et kui sa väga hatri matad, siis me ei saa sulle rääkida. Aga proovime. Kaspar Ruus, mis rääkis Ott Tänak sulle siis, kuidas ta oma ralli kokku võttis, et me täpselt oleme nii Tänakut lahtamas praegu? Aga siin, kuidas ma ütlen, midagi väga palju nagu lisada ei olnud, et täna oli sõit veidi parem, vahetasid seal taga diferentsiaali ära, aga otseselt mingi tehnilist ma ei olnud, lihtsalt panid nagu nii-öelda vahetasid juhtu ära. Aga miks selgita, kas seda ikkagi küsisid, et kuidas see nii oli, et selle diffri vahetamiseni jõuti pühapäeva hommikul või laupäeva öösel, mitte varem? No võtta, nüüd sa võid mind heasse kohta, ma nii otse tolletkele ei küsinud, jah, ei tulnud. Et jah, aga laias laastusega täna midagi, ma ei tea, ütleme, kogu ralli on suhteliselt sama olnud. Et jah. Et selles mõttes oli keeruline ralli vist jah, et seal midagi positiivset nagu liialt ei ole siin vist tal rääkida olnud, et selles mõttes see on ka vist paratmatu. Nojah, ta ütleski, et tuleb lihtsalt nii-öelda see nädal oleks midagi otseselt infot nagu väga kaasavalt ei ole ja nüüd tuleb lihtsalt edasi liikuda, aga siin muud nagu ei ole. Räägi, mis olemisega, sa käisid, siin me Furmoo juurde jõuame poomidi hiljem, aga käisid ka Furmooda rääkimas peale tema funkita avariid, et mis olemisega see mees üldse oli, et ma olen küll lugenud kirjatükki, sinu kirjatükki, aga sealt vaata, kui see kirjatükki loed, siis sa pahatihti ei saa aru. Et kas see inimene on pettunud, on ta selline, on tal nagu ühest küljest võiks olla pettunud, teisalt nagu oli kiirust, et mis olemisega ta oli, kui ta siin ajakirjanik ette tuli? No, tsiteerides ühte prantsuse kolleegi, ta ei ole näinud nii õnnelikku sõitjat, kes on just pombusesse pannud. On nii, jah. Et ta oli väga, selles mõttes ta oli nagu vaba olekuga, et ta ütles, et ta keskendub positiivsele, mis on kiirus ja nii nagu on, et ta ei viitsi nagu nugrutseda kogu aeg või et ta rääkis ka natuke lähemalt, see kõik loosse jõudnud, ma vaatan, võib-olla jõuab mingi teise looga nädala jooksul teha, aga et käib nagu nii-öelda kõik see spordipsühholoogia asi, et see kõik on nagu aitanudki tal nagu jõuda sinna, et keskenduda lihtsalt positiivsele, kiirust oli ja läheb nagu sellega edasi, et see täna läks nii, aga ta oli selles jutukas hästi, ta ei tundnud nagu nüüd pea maas, et nüüd mängiks poodi maha, ta oli nagu, et nojah, täna läks nii, aga nii-öelda pühime põled puhtaks ja lähme edasi, et see oli nagu tema siuke üldine olek, mis oli jah, täitsa nagu okei. Kuidas sul üldse seal meediatsoonis, kuidas seal need mehed asjad, kuidas see asi välja näeb seal üldse, et kas rääkisid ainult Tänakuga või kuulasid ka teiste kandete välismaa meeste jutte, kuidas su see üldse oma päeva täna sättisid? Ei kuulasin teisi ka, jah, et siin see muidugi tänane viimane meediatsoon täpselt nagu eelmine aasta, täielik segadus, õnneks ei pidanud nii kaua passima, enne kui nagu saab juttu ajama, et ühesõnaga siin oli siukest kõik olid veidi segasid, et kes, kus, millal tuleb, kellega, millal rääkida saab ja kaua siin poodiumid olla saavad. Aga jah, eks siin Põhja-Eesti on see tiitleitlus ja mis ma ise siin sõitjalt uurisin, et mis seal Saudi Araabias tulema hakkab. Ja tundub igastahes täielik loterii kõigi jaoks, et siin on veidi kurdetud, et võib-olla tuleb lõpuks võidab see, kellel kõige vähem reffe läheb, et ühesõnaga eks paista, mis see Saudi nüüd lõpuks tooma hakkab. Kes seda Saudit kõige rohkem tardab, et see Ossier ütles, minust lõpetas ka ralli viimane asi, mis teleintervjuus jõudis kuulsalt Ossierlt oli see, et loodetavasti Saudi Araabia ei ole loterii, et see on kuidagi totter ette nutmine natuke, aga võib-olla ei ole ka. No põhimõtteliselt me ei teagi. Selles mõttes ei oskagi öelda, kas see on see nii-öelda ette nutmine või põhjendatud või ka siin nad ise ütlesid ka, et hakkavad nüüd uuest nädalast nagu vaatama, mis see info on, mis seal üldse teha saab. Ja kõik see tuleb sisse tagasi siin, need autod melisevad, märgavad, aga ühesõnaga, see tundub suht nii-öelda, et kõik lähevad valgelt lehelt peale ja eks näis, mis saab, et siin Hyundai näiteks eelmise nädalal käis Hispaanias testimas, aga
kui palju seal neid olusid nagu jäljendada sai, seda nagu ei oska öelda, jah. Kuidas sulle üldse, võta siis, sa olid kohapeal, võta siis kohapealsete muljetega see ralli kokku. Võime teha siis, et 5, võid ka hinde panna kodu sellele kohapeal oleku kogemusele, nüüd sina erinevad rallid, 5 vedaja, 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, kuidas selline töö, elu Jaapanis, kõik see korraldus, kõik see, kus asja sai, mida juua pakuti, kus töötada sai, kus oli meediaalad, et anna kirjelda natuke, mis meeldis, mis meeldinud ja võtta oma siis selline töövaates asjad kokku. Kusjuures siin rallil, kusjuures see on esimene välismaa ralli, kus ma olen teist korda. Ehk siis esimene ralli, kus ma saan võrrelda, mis eelmise aastaga muutunud on. Ja ei ole palju muutunud, et töötingimused on okeid, wifi, tegelikult on wifi'ga okei on, kuigi ma imestan, ma siin hakinud olen. Ja meediatsoonid, lõõmus tavaline. Mis miinus on jälle absoluutselt süüa ei ole, et peab nii-öelda ise otsimas käima, et siuke kas või mingid snäkid või ma ei tea, banaanid, mis iganes, et neid võiks nagu olla, sest päevad on ju pikad nagu ikka. Et kokkuvõttes ma ei tea, siuke 4, ei midagi väga hullu. Isest on suhteliselt okei laias laastus, kuigi jah, see viimane veidetsoon on siin alati siuke veidi segadus, et ootasime siin, nägime seal Tänakut, Munsterit, sõitsid alguses ühtepidi mööda, nagu enne parklasse tulemist, siis sõitsid teistpidi mööda. Ja siis tulid ja jõudsid lõpuks kuskilt 3. kohast, et ega me täpselt nagu ei saanudki aru, kuidas siin see logistika käib. Võib-olla sõitjate jaoks oli loogilisem, aga meie ei saanud üldse aru. Palju üldse seda välismaa meediat oli, et tegelikult siin rallil, tegelikult pigem mitte, oleks võinud peaaegu sisuliselt maailmameister selgeks saada, eks ole. Aga ma saan aru, et sinu tuul said Jani, Toni ja Jorma ja muu Soome bande, et seda nagu seal kohal ei olnud. Et palju see meedia kõnetas muu maailma väljandeid siis see, et toimus Jaapanis ralli? No siin oli see põhibritt, ehk siis autosport, motosport, siis oli prantslane, autojäpta, see üks sakslane, Dirtfish, see Belgia rahvusmeedia ja ega ei andki väga rohkem. Hästi palju on kohalikku meediat muidugi, et see on nagu, see on nagu loogiline, et aga välismust ei, ütleme, vähem kui Euroopa etapil, aga nii-öelda mõned inimesed olid, aga ega ma siin laias lastusega ühelgi rallil, ütleme, kui jätta välja kohalik meedia ei ole nagu nüüd mingi meeletut uputust, et eelmine aasta siin oli, siis oli küll belglasi päris palju, aga praegu oli siuke nii-öelda põhipunt ja siis, et jah, ütleme, väga palju ei olnud, aga nii-öelda põhilised peale sommide kahjuks olid olemas. Kus siis Ott Tänak järgmine aasta sõidab, küsisid ikka lõpetuseks, et alustad sellegi, lõpetad sellegi, et see ilus ring, kas teil sai ikka jutujäämistega kokku, ei saanud, ma tahtlustan? Ei saanud. Küll, aga ma homme lähen ise ka sinna Toyota pressikale, et eks näis, mis sealt tuleb. Ega seal vist väga palju muud ei saa tulla, et näidatakse Solbergi ja muud ei olegi vist. Või on seal mingit üllatusmomente võib olla? Seal, ma ei julge 100% välja öelda, aga ma olen aru saanud, et meie ühe noorsõitja kohta käiv jutt ikkagi võib ka tõele vastata, aga eks homme samal ajal oleme juba targemad. Egesega ma lähen ise ka sätsime natuke asjad nii, et ma lähen kõigaks juhuks kohale, vaatame, mis seal saama hakkab. Okay. Ja edas midagi, ma teeme siis eluolu küsimused ka, kas kohaliku mötu leidsid üles, kas ka ei või jaa? Ei. Kas ei ole aeganud. Kui Kesk-Euroopas ikkagi hullutasid vanu Kesk-Euroopa saksa mehi, kes tahtsid suda pilti teha andunult selfisid, kas ka Jaapanis hullutasid inimesi või kõndisid, siis kõik vaatasid, Partoo ja tulid pilti tegema või ei? Kusjuures ma vist lendasin koos temaga siia. Aga ei ole hullutanud. Hotelli adminid alati lehvitavad ja küsivad, kas ma olen väsinud, kui ma õhtusid tagasi jõuan. Aga see on vist siin kohalik viisakus. Ja siis ühtlasi teistpidi ma olen kogu aeg mõelnud, et huvitav, kas ma mängisin nii väsinud välja näost, et nad kogu aeg küsivad esimese asjana, jälle pikk päev ja
mõtle ise, tegelikult kui mingi keskmine Jaapan läheb, et tuleb Eestist, tuleb lennuk, sealt tuled sina ja Parto maha, neil jääb Eestist väga selline, mõtled, et kui ongi riik, kus on ainult müratarud, vaata, ma arvan, see on väga hea selline, no ma arvan, see turism oleks laes, kõik vaata, mis riik see veel selline on, kõik on sellised mehed, vaata, et see mõttes on ju äge. Jah, ja siis tuleb vastu, kui oleks Rasmus Vatter ka saata, siis on teil ilusid meil, jah. Võta siis vabalt valitud teemal see ralli enda vaatest kokku, mis meeldis, mis ei meeldinud ja siis me hakkame peale seda poomigi edasi hindeid jagama. No meeldis Evans versus lahing, seda oli täna, eriti täna, aga kogu nädalavahetus oli nagu nauditav vaadata. See meeldinud oli, see Hyundai nädalavahetused, jah, okei, formuul oli nagu tempot, aga muidu laias laastus ju midagi muud ei toiminud ja kogu see, see Neville'i 4 päeva finilist mure 2 päevaga 1 katse, et see on nagu päris müstiline, et see oli see. No võt, edasi hakkasid hakkima ja sobivalt. Kuule, Vaits, ole terve ja me lähme Roland Poomiga nüüd edasi, on ju? Jah, sayonara. No nii, Roland Poom, sina vist jälle ei kuulnud mitte midagi, mida Kaspar Ruus rääkis, ma eeldan. Või? Et sa oled arenenud oma IT-alaste teadmistega, sest ma kuulen väga hästi. Kui keegi teine on ka kõnes. Oho, ma räägin, siin vaikselt hakkab tulema. Ott Tänak, anname siis nädalavahetusel linde ka, et edasin, nagu me teada saime, ei saanud teada, et miks see Diffri asi nii hilja avastati, et võib-olla loeme kunagi hiljem seda, aga väga keeruline on hinnata. See on tõesti keeruline, et ühelt poolt ei tahaks nagu mitte midagi anda, aga teiselt poolt ikkagi mingid auto toodi lõpuni tulemus tehti ära, punktid toodi koju, nii et tema enda poolt ka tegi töö ära. 3 peab ikka olema. No paneme 3. Ma olen miinusega, rahuldavada väikse miinusega. Aga miks sa miinuse paned? Olen nüüd sõbralikud. Okei, oleme sõbralikud 3. Õiged ja isade päev, siis võib. MM-sarja 5. mees, Thierry Neuville, tema taga siis on sellelt rallit 0+0+0, kokku 166 punkti, ehk 5. ta jääb. Täna siis läks nii, et ta ei jõudnud esimesel katse starti jälle. Et sel korral oli vihma sadas ja siis avastas Hyundai, et kojamehed ei tööta. Ja nii ta oligi. Ja minu arust Neville ei ole vist siin meedias ka näinud, et tal vist ka polnud jututuju, et mis on aru saadav, et täitsa pekkis ralli lihtsalt igati vidi. Mis sa teed? See on tõesti, et 2 päeva järjest siis oli sama lugu, et Vaat ei oskagi kuidagi kommenteerida, et veovilli purunemisest saad veel aru, aga jälle need kojamehed, et sellest nagu ei saa aru. Jah, et isegi pole nagu väga otseselt millegi pealt hinnetele panna ju, kui pole mees sõitnud. Ja, sinna ma tahtsin öelda, Neville on küll mees, kes ei saa hinnet, sest et ta ei teinud midagi valesti, aga ta nagu ei saanud midagi teha. Just. Aga no liiga palju tast ei olegi rääkida, sest ta ei ole 2 päeva rallit sõitnud. Ja see, mis ta ennem tegi, siis see on juba meelest läinud. Jah. Ei, ta oli auto liitunud, selles mõttes, et ta oli ju, ta reedel ei saanud sõita selle masinarusesse liitunud ja peale seda ei saanud ta vigade parandust teha. Nii ta oli. Tatavuota Tatsuta, ses plaanis, vana ja tata, et siin viimasel päeval läks justkui tegema, oli ikkagi peale punktikatseid, peale katseda väikest linnakatset, oli ikkagi pühapäevan liider, aga siis ikkagi soperdas 2 viimasel katsel niimoodi, et ta lõpuks siis ei saanud suurt midagi näppuda vahel. Jah, ütleme, et nagu juba mitu päeva siin saanud rääkida ka sellest Katsutast, et kõik oli nagu olemas, et minna võidu peale sõitma või väga kõrgele kohale. Aga tõeliselt tobe viga. Ma nägin seda videot vist eile õhtul alles. See tõeliselt tobe viga sinna tünnidesse kütta, et mis tõttu ta siis katkestas ralli, rooli võim kadus ära. Et
see oli selline natuke piinlik viga isegi. aga no täna samamoodi, et kõik oli nagu laual olemas, et minna tulemust tegema, ja nagu sa ütlesidki, et ta oli päeva liider mingil hetkel, kuniks siis refleks, oli refleks. Ei, tal oli, ma ei saanud aru, ma arvan, ta enne tegi vist spinni ja siis läks ref ka, et see ta ikkagi ja pluss ta jäi seal ühel ratsal jäi nagu vihmatätte ka, sest ta alustas esimesena, et ta sai sealt juba sai ilgi raotus ja eelviimasel katsel oli vihm, ma olen üsna kindel ja no igas kõik hädad, mis võimalik, Aga kõik oli nagu laual, et teha imeline ralli, aga välja tuli nagu ikka Katsuutal, et pahasti läheb see lõpuks, Et no kuidagi nagu ma väga lootsin, aga ei üllata. Nii et selle pealt jälle mingit hinnet on nagu keeruline anda, et no ei ole nagu väga midagi salanda, et midagi head. Ei, ta ei ole jah. Kiiresti oli. Mõlemad olid nagu selles mõttes olid tema, oleme ausad, ma ei tea, palju me neid apse nüüd kokku lugesime, et siin täna oli üks spinn, eks ole, eile läks masin ikkagi tema enda suurest näputast, et ma arvan, et see pettumus on ikkagi, ma arvan, mina annan raha ikkagi. Aga samas, kui sõitis, võitis paar katsevõitu ja selles mõttes oli tore, et eriti äge oli see, kus ta see tänastel linnatratsetel lihtsalt tuulutas seal ikka järgmisi ikka kalendriga, et see oli päris pull. Et kui oleks ainult Miki Hiired, see mees võiks olla MM-sarja, see ikkagi suur tegija, et võib-olla peakski mingi Miki Hiire sellise, rallisarja tegema, et siis siis hakkaks tulema. Talle võib-olla sobiks see, ma ei tea, rallitross võib-olla sobiks talle ülihästi, kui talle Miki Hiire meeldivad. Just, ma tahtsin öelda, et tuleb ikkagi ringraja pealt, et see vist ikkagi sobib. Aga ei, selles mõttes, et ma arvan, et võib-olla see samm nagu natuke liiga suure ülesande pani ka endale, et lähme võidu peale sõitma, et Köölt tuleks nagu stabiilselt poodiumid võtta puhta sõiduga. Et tundub, et see veel nagu sealt edasi järgmine samm võtta, et lähme võidu peale nüüd sõitma natuke liiga palju ikkagi. Jah, et seal Ühesõnaga, tüüp hävitab ennast nagu mentaalselt ära minu meelest. Mingil hetkel ta tundus nagu päris enesekindel, aga tegelikult nagu järgmine hetk ta oli nagu jumala läbi, et ta nagu sellele nagu pingele vist nagu väga hästi vastu ikkagi ei pea. Seal oli Kalev Ruusil oli huvitav, mina ei tea, kas ta oli tähelepanek või arvamus või see, et võib-olla seda Katsuuta nagu et kõik olid, see issatene, ma nüüd parafraseerin, et kõik olid nagu umbes selle, issatene, see Katsuutas nii kahju ja bla seal laupäeval. Et võib-olla ei peaks nii palju poputama meest, et kui seal keegi teine, eks ole, ma ei tea, Pajani tõmbab välja, siis on riigil suht savi, vaata, kui Katsuuta kuskil mingi õnnetus on, siis on nagu kõik on nii kahju ja värki, et mul on vaikselt, hakkab see nagu häirima, et see Katsuuta on olnud piisavalt kaua, et võiks ta võtta iga sõitjat ja võiks ikka nahutada ja olla. Ta midagi on selline, ma ei teagi, selline, midagi special one, natuke special one, olgem ausad, tänu sellele Jaapani passile. Ja ei, teised ammu oleks juba saanud pikki pead ja võib-olla ka oleks juba välja löödud meeskonnast, aga see selles mõttes, et see peab lõppema hakkama, et siin on juba nagu järjekord ukse taga, kes on kõvad vennad ja midagi peab nagu muutuma, et ma ei näe sellel nagu lihtsalt realistlikult nagu point, et see töötaks niimoodi pikemas perspektiivis edasi, et jah. Päeva kõige tähelepanuväärsem mees mitmes mõttes oli ikkagi meil ju Adrien Fourmaux, mees, kes siis hoidis 3. kohta, mees, kes suutis sõita selle Hyundai'ga ja selline lillelaps, nagu ta täna oli. Ja aga see lillelaps, see oli ikka aasta avarii või aasta, ma arvan, need on need lähevad ikkagi viraalseks on eesti keeles just, et see asi, kui tuli, ta tuli sinna ratsa finišis, ust ei olnud
ja siis see kaardilugeja just laiutas käsi, vaata, et vist pole mitte midagi teha, pool masinat on läinud, siis see video sellest olukorras, kus see auto sees tuleb video, kus läheb ja siis ühte äkki poolt autot enam ei ole. See osa nagu, kõik jäi terveks, võib öelda päris humoorikas oli minu meelest lausa, aga ei saa mööda vaadata sellest, et ikkagi sõiduaps ja ikkagi 0+0+0 taas kord. Et selles mõttes, et ma ei tea. Jaa, võt väga kahe otsaga asi. Ainuke mees, kes suutis tõestada sisuliselt, et see auto sõidab. Kiirust on. Meeskond sai mingit vajalikku infot tegelikult kindlasti selle pealt. Ma ei teagi, ma üritan kuidagi oma mõtteid kokku, et väga keeruline võtta, et ühes küljest nagu tegi ikkagi nagu väga suure sõiduvea, mida nagu, et see on ikkagi nagu kahte väärt tulemus, on ju. Samas ta nagu nädalavahetuse jooksul tegelikult ikkagi näitas päris palju taaskord. Ja mitte seekord ainult, et nagu 1-2 katset saab sõita sellega, kuni mingi vea teeb või kuni graugab, et ikkagi kogu ralli vältel, et ta sai sellega hakkama. Et see oli väga suur saavutus ja mine tea, võib-olla ka Oti Diffri vahetus on tingitud ikkagi Fourmeau infost. Ma teen sulle mälumändu meeldivad, ma tean viimasel 9 etapil, kaasa arvatud Jaapan, mitu punkti on saanud, see rallist on just pühapäeva arvestuses ja punkti katsel, mitu punkti on Fourmeau saanud kokku viimasel 9 etapil, punkte pühapäeval ja punkti katsel, see tähendab kokku maksimaalselt oleks 90 on võimalik võtta, eks ole, pead ühes või teises jääma lihtsalt 5 sisse. Mitu punkti ta võtnud? Jummel, ma ei kujuta ette. Mingi alla 20. Ei, mis on 15. Õige vastus on 2. 2. Seepärast isegi tal on kõik katkestamised, mis on niimoodi, et pühapäeval ei tule tagasi või on need juhtunud pühapäeval, siis kui tal on hästi läinud, siis selles mõõdukalt hästi, siis ta pole lihtsalt pühapäeval midagi saanud, et ta pühapäeval selles mõttes on sisuliselt nulliring, et ta neid pühapäevaseid punkte pole toonud, et sest ta on kas soperdanud pühapäeval, soperdanud nii reitsilt varem, et ta pühapäeval ei saa võidu sõita või siis hoiab 3. kohta. Et see on paaril, et 2 korral on juhtunud see, et ta hoiab oma 3. kohta, ei tõmble üle. See on ka karm saldo ju. Tegelikult on. Ja, nõus, absoluutselt nõus. Et ega ei olegi midagi öelda. See näitab midagi. Aga Hyundai, kuna leping on sõlmitud taaskord, on ju, et ju siis ikkagi nähakse midagi ja tegelikult nagu eile sa küsisid, et kas peaks tema peale panustama siis, ja ma vastasin, kindlasti peaks. Siis ma olen jätkuvalt seda meelt, et tegelikult on ju, kust me siis nagu kasvatame neid noori, mis kõik on käinud kraavidest läbi. Et ei saa sõita nii, ei saa õppida kiiresti sõitma nii, kui sul ei juhtu asju. Aga mis see oli siis? Oli see nüüd see Travis Käiks oli ikkagi selline tema enda suur aps, on ju, ma eeldan. Ta ütles, et auto laasaks minema uduseks ja ta ei näinud ja mingid sellised asjad olid ka, et ei saa välistada. See on lihtsalt see, ütleme, lisa selline probleem, mis võib-olla hägustab tähelepanu, on ju. Aga sõiduviga on ikkagi sõiduviga. Jah. See on siis, mis me paneme, indeks 3- talle ka või? Ilmselgelt on 2 väärt sõit, aga paneks küll jah, siis 3-, sest tõesti tegelikult ta nagu, me saime tast palju rääkida, me nägime kiirust, me nägime Hyundai kiirust ja mine tea, võib-olla ikkagi ta tõid meeskonnale nagu mingit olulist infot ka, et kuidas see auto äkki sõitma panna. Et parem küll jah, 3-. Jah, et kui Takamoto Katsutal oli 111 punkti MM-sarjas, Adrien Fourmeau 96, see vähem kui Katsutal, siis tegelikult järgmine mees on Fourmeau selja taga ainult 3 punkti kaudusel 96 punkti. Sami Pajari sellelt rallilt 15 ja mis tähendab 15 punkti, see tähendab loomulikult seda, et Sami esimest korda karjääris poodiumil eladu, tõmbame šampused lahti. Päris omamoodi poodium oli, selles mõttes olgem ausad,
ta ei olnud siin ju tegelikult, noh, selles mõttes ta ei sõitnud ennast poodiumile, vaid ta jõudis poodiumile, aga sellistes oludes niimoodi läbi tulla, et sa liialt suuri vidu ei tee, siis see on ka nagu väärt asi. Kuigi, eks ole, nagu ma ütlesin, laupäeval täis ta auto Tarvusada metsas linnanatsel, tõmmas välja natuke rõveraks, et tal neid momente oli, aga sel korral läks ikkagi õnneks ka. Ja, no ütleme nii, et eks ikkagi kõik võivad seal suruda ja võib nii-öelda mulje jätta, et tempot ei ole, aga kui teised katse lõppu jõuavad, siis ju siis selle kiirusega läbi ei saanud sealt, et ma nagu üldiselt sellest nagu tavaliselt selle peale liiga palju ei mõtle, et kuidas keegi jõudis sinna või sõitis ennast, et nii on nagu on, et kes ei sinna jõudnud, ju siis nad üle hinnasid oma võimeid. Aga Sami puhul tegelikult ikkagi ralli algas kohe päris positiivselt, et tegelikult esimene katse minu meelest siis SS2 splittides oli kohe kõige kiirem, mis oli tegelikult päris suur üllatus minu jaoks, et ta sai väga kiiresti tempo ülesse ja seal, kui läks tehnilisemaks, siis ta küll andis aega ära ja katse võitu sealt ei tulnud, aga tegelikult oli nagu katseid päris palju, kus ta oli tempos olemas splittide järgi just ja oli ka kõige kiirem splittide järgi, et sealt oli vähemalt näha mingisugust arengut asfaldiralli puhul just, sest asfaldirallid on ikkagi tal viimastest rallidest vist enamused on nagu katkestatud väljasõidu tõttu. Et selles osas peab ikka nagu väga kiitma, et ta tõi selle tulemuse ära ja tõi väga hea tulemuse ära ilma vigadeta aga selles osas pole muidugi midagi kiita, et ta võiks nagu mõne huvitava kommentaari lõpus anda. Küll jõuab sinna ka. Viimased 5 rallit siis kohad 5-6, 5-6-3. Ma ütlen, et väga ta see kindla peale, üks oskus tal näib olevat nüüdseks, et kui ta sõidab kindla peale, siis ta suudab selle auto koju tuua. Nüüd on ainus küsimus on see, et kas ta suudab selle järgmise sammu teha, mis on alati mis on ka tähtis, mis on väga tähtis, et ei ole mõtet enne üle varju hüppama hakata, kui pole seda nagu mingit baasi laotud, et siit on nagu ja nüüd ongi järgmine küsimus, et kas ta suudab selle pealt nüüd oma kiirust tõstma hakata, et see nii-öelda vundament on laotud selle hooajaga, aga see tähendab seda, et järgmine aasta tuleb hakata poodiumi kohta võtma, et mingisugust arengut oleks näha, et kui päeval on 5-6-5-6 on, nüüd tahaks näha 4-3-4-3 võib-olla neid tulemusi vähemalt järgmine aasta, eks. Et ma arvan, et see järgmine aasta saab olema tal selles mõttes jälle nagu väga oluline aasta, et kui me Katsuta pealt nagu nägime seda, et Katsuta oli nagu ainult stabiilne 6. koha mees aastaid tagasi, siis sisuliselt seda järgmist sammu ei tuldki kunagi. Ja ei ole jätkuvalt tulnud, et kui ta üritab seda järgmist sammu teha, siis see ralli läheb ka untsu. Pajari puhul, eks ole, tema tasuks räägib see, et ralli 2 ikka oli väga kõva mees. Et tal peaks see justkui sees olema, et Katsuta puhul nagu seda asja, et ta oleks kuskil nagu särand niimoodi, et sealt peab tulema, ei ole seda tunnet. Pajari puhul sellise WRC2 taustara mees peaks sõitma ühel hetkel väga kõrges mängus, ütleb minu loogik. Täpselt. See baas on ülitugev Bajaril laotud ja selle pealt julgeks arvata, et pikemas perspektiivis ikkagi asja saatast, aga see pikem perspektiiv ikkagi paraku tähendab see, et ta peab juba järgmine aasta nagu ennast tõestama, et liiga palju nagu aega ei anta. Katsutale muidugi antakse, aga teistele nagu ei anta väga palju aega, et teised peavad ennast ikkagi tõestama kohe ja kiiresti, et igal juhul saab olema põnev jälgida järgmist hooaega, sest tegelikult ikkagi ju noored tulevad peale ja Bajari kindlasti on üks see noor, kes täna on. Et me oleme kritiseerinud teda palju hooaja jooksul ja eks ta on ka olnud sellised rallis, kus nagu mõtled, et miks on. Aga ei tegelikult ma arvan täna hooaega kokku võtta, siis see stabiilsus ja võib-olla ongi see, et selline 2-3 korda hooaja jooksul mingit kiirust näidanud. Võib-olla see ongi tegelikult piisav praegu, et aga nüüd lihtsalt olekski hea seda järgmist sammu näha. Jah, aga selle ralli saab 5-0, esimene poodium Veladrut. Plussi saaks ta siis, kui oleks täitsa oma sõiduga tulnud. Jah, täpselt. Et 5 Solberg ralli 2 jälle kiirem mees pole küsimustki, ma ise talle hindet ei annaks, või 5 las olla, et kahju lihtsalt, et ta selle ralli 2 aasta veel ikaldab, ta on nii üle.
ta on lihtsalt nii üle seal, et aga noh, okei. Munster on nüüd MM-sarja 10. mees, tõusis Josh McCurlnist mööda. Miks ta tõusis mööda? Lõpetas ralli 5. Ja ta selles mõttes ikkagi päeva keskel ütles ka, et meil on terve see hooaeg nii pekki läinud, et ma tahan meeskonnale selle 5. koha tuua, et ei olnud seda, et ma hakkan hoidma ja las see talle läheb mööda, ta oli ei, et see on selle hooaja parima kordamine meie tiimil ja ma tahan selle ära tuua ja tõi ära ja pühapäeva eest ka siis 1 punkt juurde või punktikatse eest 1 punkt juurde ja nii ta on. Ja, ma ei oskagi midagi öelda, et midagi nagu ei olnud, kiirust ei olnud. Tulemus toodi ära, et mille eest peab ikkagi kiitma, sest tihtipeale juhtub midagi ja Munsterile ikkagi meeldib mingi päev ära katkestada, et selles mõttes ju on töö hästi tehtud. Peab ju, ei saa salata, on ju. Töö on hästi tehtud selles tasemes, kus nad siis on seal oma vahel. Et ma arvan, rohkem mitte midagi lisada. 3+, et see pluss on sellest, et suudis Rovanpere enda taga hoida, aga milleski heast küll rääkida ei saa. Ja ikkagi 1 lisapunkt ka siis pühapäevalt, nagu sa ütlesid, on ju, et... No lõpuks muidugi oligi, laias laustus 6 ralli 1 autot sõitis ja Tata tegi spinni, et siis seal oli väga keeruline mitte seda punkti saada, ja Bajari lihtsalt tuli finišisse, et seal ütleme nii, et kui sina... Statistika jääb elama, et me ei mäleta, kuidas ühel hetkel, kuidas see punkt oli. Jah, et olgem ausad, sina vist oled seal ralli 1 punkti ära toonud selle 5. et seal lihtsalt ei olnud muud varianti. Ja muud ei olegi tootjate arvestuses Toyota 692, Hyundai 464, M-Sport 191 võtab selle aasta päris hästi kokku. Ma selle arvutasin ja siis ma mõtlesin, et Toyotal, eks ole, mingi unnid punkti juurde, siis vaatasin, et see eksib see, mis see punktiseis tuleb, et sinna Hyundai ei ole midagi juurde pandud ja siis mul meeldus, Tänak ei too tootja punkte ja ülejäänud kaks on võsas, või seal garaažis juba ammu, et siis meenus, et meeskondlikult siis Hyundaile täiesti nulliring, täitsa ulme. Aga mis sa teed? No mis teed, jah? Nii see otsus vaeti vastu ja ei saa öelda, et vale otsus oli, et vahetult siin pole nii enam mingit võimalust teha. Ja pigem siis, et Ott sai uue mootori. Jah, ja võtta siis ralli ka tervikuna rottu, mis sulle siis meeldis ja meeldinud, kuidas sa selle, see on siis vaba mikrofon sulle siia lõppu, et kuidas see Jaapani, ütleme nii, et Jaapani etapp oma teede rõige poolest kindlasti vist väärib seda kohta, et tegelikult on pullralli, pole mitte midagi öelda, et ägedad teed ja äge see ja äge ilm ja ägedad fännid ja horde muidugi telepilti kuidagi ei jõua, et sellist meinikit kuskil mõnedel kohtadel on, et sellist on vähe, aga muus osas on küll täitsa tore. Ja, väga lahe ralli. Minule meeldib. Ja täitsa teist moodi, on ju. Et unni on peal, et ma ei oska liiga palju analüüsida seda, ma lihtsalt ütlen, et mulle väga meeldib. Ja kõik on hästi ja Jaapan peab kalendris olema. Et kui mõne muu etapist võime loobuda, siis Jaapan assendirallina kindlasti on tal koht olemas. Ma panen ühe lure ja siis järgmine etapp Saudi Araabiaga. Saudi Araabiast, nagu ütles Kaspar Ruus, et isegi sõitjad ei tea mitte midagi, siis olgem ausad, ka meie ei tea hetkel mitte midagi, mis tapp Saudi Araabiale vaatame otsa enne Saudi Araabia seda nädalat, et või enne Saudi Araabia nädalvahetust, et siis me oleme juba targemad, et siin öelda ja ütleme siin neid inimesi, kes teavad, mis seal saama hakkab, on, ma arvan, olematult maailmas hetkel. Ja korraldaja. Korraldaja, ma arvan, nad ei kujuta ette, kuidas need ralliühed teevad. Kui ma panen lõppu ühe küsimuse sulle, Kalle küsis, õige, mul läks ära, et kuule, ta esimest korda mitte päris otsest kokku puudada, sinu nime võib-olla kuulis ei teadis, see oli aastal 2019 Soome ralli, kui ta nägi, et ta teadis, et on noor sõiter Roland Poom olemas, aga nägi, et Roland Poom nägi nii, et auto oli treila peal, siis ta küsis, mis juhtus toona? 2019 Soome. 2019 või? Jah. 2019 Soome oli, kusjuures lõpptulemuse tõime ära, aga see lihtsalt poodiumi koht oli 3. koht, aga meil oli üks õunapuu oli natuke ees. Ja
et suunapuu natukene tegi radikakätki seal ja aga sellist asja nagu see Furmool juhtus, et no see lihtsalt sõidab pool autot küljest ära, et sellist asja ma ei mäleta, millal üldse rallisarjas viimati juhtus, MM-sarjas, et see oli küll ikka täitsa müstiline asi. Ja see oli päris huvitav pool autot. Ma hakkasin just praegu mõtlema, et kas mul kunagi on olukord olnud, kes nii-öelda uksest ilma jäänud, aga olen küll jäänud ühe korra ilma Saaremaa rallil 2015, aga ma ikkagi pidin nagu katkestama, et ma ei saanud edasi sõita, et see oleks jah, sellist lahendust ei ole olnud, et nagu veel paned edasi ilma ukseta, et päris huvitav vaatepilt teile. Kas see katse peale ei uks ja pidid katkestama või uks tuli ära ja su niimoodi, et see auto oli seal kõrval? Auto oli ikkagi, auto sai ka kahjustada, ma ei mäleta täpselt, et ilmselt mingisugune sild, tagasild ilmselt ratas oli alt ära või kõveras all, et midagi sellist ilmselt oli. No ma teen viimase lolli küsimuse, siis ma lasen su ära. Mis on kõige rallime asi, mis on nagu kuskil katsel tee peale jäänud ja mida sa pole tagasi saanud? On sul mingi asi ka, et mingid juppe lendab naruni ja ta on see, et oleks tahtnud tagasi saada, läks Netselisse suurde miinusesse? Väga hea küsimus. Ma arvan, et eks ta on mingisugune Rally 2 mingi tagastange või midagi sellist ilmselt on, et paar tuhat eurot jääb tee äärde. Et see ilmselt on jah kõige kallim. Et see on see, et kui näete mõnel Eesti rallil, et midagi suurt ja olulist kutub ära, viige tagasi, sest kui mingi päris risu on, siis ei ole vaja, aga kui on silmaga näha, et nagu veel kas või jah, testis saab külge panna või ma ei tea, annab natuke lappida midagi, siis vähemalt erasõitjate jaoks on see kindlasti suur asi, kui tagasi tuuakse. Ja see paar tuhat eurot, ja muidu me siin raabime kokku vaata, et umbes, et saaks keegi sõita ja siis on jah, et viite selle endal raraasi alla paari tuhandis jupi, et see mõttes tõudne vaata. No muud ei olegi. Madame ära, mina vähemalt, et prooviks nüüd esmaspäevad selle unerežiimi taas paika saada. Tervitame siis kõiki isasid, muud ei olegi. Ja muidugi tervitame Sebastian Ožeet, kes näitas, kes on rallimaailma isa. Oli selline mõistlik lõpp, eks ole, et taaskord Saudi Araabia. ei, isa veel, vaata, et vanaisa on selline vanatoolimees, kes räägib ainult, kuidas omal ajal oli, ise ei sõida, ütleme selline, Tommi Mäkinen on, ütleme, rallimaailma vanaisa, et ta ütleb, kuidas ma sõidaks ja teeks, et Anna ralli Saudi Araabia. Ma ei hakka siin, lähme edasi. Jah, ralli Saudi Araabia 26. november kuni 29. november Mekka provintsis Jeddah ja siis tegu on kruusaralliga, kus tõenäoliselt on nii liivad kui ka kõike muud. Seal siis selgub meie tänavune maailmameister, tõenäoliselt on selleks Elfin Evans või Sebastian Ogier ehk vaatamist. Rallifännil on vaatamist kõvasti, Ott Tänaku fännil võib-olla vähem, et see, ma ütlen, et see on see Eesti natukene see eripära, et meil võib-olla neid rallifänne on vähe, aga Ott Tänaku fänne on hästi palju. Mida sa näed ka sellisel, et publiku number, kui Ott Tänak on Saaremaa rallil, Ott Tänak ei ole Saaremaa rallil, see on ju ikkagi mingi, see kordades loed. No kindlasti, muidugi, nii ta on. Ja sina ütleks, kui täna peaks ütlema raha peale panema, kas maailmameister, me oleme 29. november õhtul näiteks räägime, siis kas maailmameister on Evans või Ogier, kumma peale see raha paneks? Keeruline, aga ma ausalt vist ikkagi panustan Ogieri peale. Sama, ma arvan, et sama, et Elfin Evans peab seda veel näitama. Just. Aga igas midagi, oli tore. Ja tõmbame siis joone alla, et mis ta on siis, paari nädal pärast juba uuesti, et ei olegi üldse palju minna ju, et see on siis, mis ta on 3 nädal pärast, vähem kui 3 nädala pärast, 2,5 nädala pärast siis taas. Vot. Just. Ja ma eeldan, et on natuke inimlikumad ajad ka, ma muidugi ei ole vaadanud, aga... Ja siis on see hea asi on ka seal, et nagu sai öeldud, et on meil ka Robert Virves, et hirmsasti läheb vaja, et on ka seal ralli käes mõni Eesti mees, siis on kohe põnevam vaadata. Ja... Õnneks, seal on. Ja vaatan siin ka kellaaegu, täitsa tipp-top, laupäev algab 7.26 ja ütleme kella 4 on läbi päeval, ehk sellised täitsa Eesti aja järgi, et
väga ilus, ei riku isegi sellist laupäeva ära enne pühapäeva inimestel. No selge, no ütle siis kuulmiseni ja siis ma panen trilli ja siis seekordsed 6. käigu Jaapani ralli saated on läbi. Kuulmiseni ja kohtume Saudi Araabias. No nii, teeme nii. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.